Eesti saadikud Moskvas Kremlis maailmapoliitikat tegemas. Fotonäitus Eestlased Kremlis on fotojutustus sellest, kuidas Eesti saadikud Moskvas maailmapoliitikat tegid. Niisugused kohtumised olid kõigest mõni aasta varem, näiteks 1980. aastate esimesel poolel täiesti mõeldamatud. Kuid Eesti saadikutel õnnestus läbi tungida kõikvõimalikest Kremli barjääridest ja saavutada lõppkokkuvõttes taasiseseisvunud Eesti Vabariigi tunnustamine Nõukogude Liidu Riiginõukogu poolt. See 6. septembril 1991 Nõukogude Liidu Riiginõukogus sündinud dokument on oma kaalukuselt võrreldav Tartu rahulepinguga. Detsembril 2017 jõudis fotonäitus tagasi Tallinna. Näitus avati Rahvarinde muuseumis. Tallinna televisiooni uudistetoimetus kajastas sündmust järgneva looga. Juhan Aare tunnistab, et näituse koostamine tekitas väga häid ja ajaloolisi emotsioone. Eesti saadikud, kes olid siis valitud 26. märtsil 1989 töötama Nõukogude Liidu rahvasaadikute kongressil, neid saadikud oli kokku 48, tegid suurt maailmapoliitikat selle sõna kõige otsesemas mõttes. Ja enamus Eesti saadikuid olid kindlalt veendunud, et meie missioon Moskvas on saavutada Eesti riikliku iseseisvuse taastamine ja mitmeetapilise töö kaudu see ka õnnestus. Mina väidan väga selgelt, et Eesti iseseisvuse taastamine toimus Moskvas, seda väga suuresti rahvasaadikute kongressis Molotov-Ribbentropi pakti tühistamisega ja Eesti iseseisvuse tunnustamisega Vene Föderatsiooni ja Nõukogude Liidu poolt. Ma olin ise seal juures, et Eesti taasiseseisvumist esimesena tunnustas Boris Jeltsin, tegi seda juba 21. augustil 1991. aastal ja seda ta tegi vahetult peale putši, siis kui ma olin viinud Vene Föderatsiooni Ülemnõukogusse Eesti 20. augusti otsuse Eesti kuulutamisest iseseisvaks. Kuna noortel on soov näha kõike piltidena, siis Eestlased Kremlis Nõukogude Liidu lagunemise lugu on saadaval ka YouTube'is nii eesti kui inglise keeles, kusjuures inglisekeelset versiooni on üle veerand miljoni korra vaadatud ja rohkem kui 200 riigis. Tänasel Soome Vabariigi 100. aastapäeval avatud näitus on otseselt ka Soomega seotud. See Eesti rahvasaadikute survel vastu võetud otsus Nõukogude Liidu rahvasaadikute kongressis Molotov-Ribbentropi pakti tühistamise kohta puudutas ju ka Soomet, sest selle pakti järgi ka Soome, Eesti ja Läti ja Leedu pidid kuuluma Nõukogude Liidu mõjusfääri ja see leping oli ju sisuliselt tühistamata. Kui meie poleks seda teinud, siis oleks see rippunud Soome kohal võib-olla tänase päevani.